Lähme tasapisi siis liikvele ehk et nii nagu teema sai välja kuulutatud, siis kõneks tulevad uuenevad teedeinseneride kutsestandardid. Ja mina olen siis Tarmo Trei Taristuehituse Liidus siin kutseandja esindajana. Et kõigepealt minnes natukene süviti, võib-olla avab selle poole, et millele baseeruvalt siis teedeinseneride kutsete andmine toimub, mis on need alusdokumendid. Ja veel sissejuhatuseks nii palju, et nagu Maris ka ütles, et tänane infotund on siis ajendatud eelkõige sellest, et valmis on saanud teedeinseneride kutsestandardi kavandid. Need on ka esitatud kutsekoja poolt arvamusküsitlusele. Ja siis selle arvamusküsitluse eesmärk on siis tutvustada kutsestandardite kavandeid erinevatele huvirühmadele, saada siis ka tagasisidet, mida siis ka arvestatakse kutsestandardite lõppkavandite koostamise juures. Ja veel kord see tähtaeg üle mainimaks, siis 19. märts on see päev, milleni omapoolseid arvamusi avaldada veel saab. Ja kui siis lõppkavandid on valmis, need lähevad siis kutsenõukogule kinnitamiseks. Tulles nüüd esimese jagatava slaidi juurde, siis jah, peaasjalikult kutsete andmine toetub siis lühidalt kahte tüüpi alusdokumentidele. Ühed on kutsestandardid ja teine on kutse andmise kord. Juba siit nii nagu ta siin eesoleval slaidil on sisustatud, tuleb välja ka teatud muudatused, mis siis võrreldes kehtivate standarditega on toimunud. Ja see on siis eelkõige see, et kutse andmise korrast, mis eelnevalt ja täna veel kirjeldas kõiki eeltingimusi, mille põhjal kutset saab taodelda, siis uutes kutse andmise alusdokumentides kutse andmise korras saab siis taotleja ülevaate eelkõige kutse taotlemise ja menetlemise korrast ja kõik varasemalt või täna veel kutse andmise korras ja kutse andmise korra lisades olevad eeltingimused saavad olema kutsestandardites. Ja võib-olla nii palju veel taustaks, et eeldan, et need kõneks olevad kutsestandardid kehtestatakse juba versiooninumbritega sõltuvalt kutsetasemest, kas versioon 11 või 12 ja täna veel kehtivad kutsestandardid on siis aastast enamjaolt 2018. Aga milleks siis kutsestandardit on üldse vaja, et siin on siis need peamised vajadused ära sisustatud, ehk et kutsestandardil on palju laiem roll, kui olla lihtsalt aluseks taotletavale kutsetele mingisugusel tegevusalal. Kutsestandard on ka alus selle jaoks, et kuidas koostatakse õppekavasid, koolitusprogramme, kuidas hinnatakse selles tegevusvaldkonnas tegutsevate isikute kompetentsust. Ta peaks olema kindlasti abiks ka tööandjale, kui ta kirjeldab oma tegevuse raames erinevaid ameteid, värbab töötajaid, tutvustab ametikohti ja plaanib oma koolitusi. Ja kindlasti tal on väga oluline roll ka selles, et ta on abiks töötajale, saamaks aru, et milliseid oskusi oodatakse temalt teatud tegevusalal, mingil kutsetasemel, mingil ametialal tegutsedes, et ta saaks sellest lähtuvalt aru, kas tal on mingid oskused puudu, millist arengut ta oma karjääris peaks plaanima ja looks eelduse selleks, et
konkreetsel töötajal, isikul tekib arusaam ja vajadus ennast ka pidevalt arendada ehk et annab aluse elukestvale õppimisele. Ja annab ka kindlasti infot selle kohta kutsestandard, et milliseid töötajaid siis tööturg üldse vajab. Aga minnes veel sama küsimuse taustaks ja avades seda põhjust ka niinimetatud regulatiivsel tasemel, siis kõige selgemalt on kutsevajadus ära sõnastatud ehitusseadustikus paragrahvis 24, kus siis on olemas loetelu tegevusaladest, mille puhul isikul, kes sellel tegevusalal tegutseb, peab olema pädevus tõendatud ja see pädevus on siis tõendatud läbi saadud kutse. Siin on ka loetelu neist tegevusaladest ehitusseadustikus, mis puudutavad konkreetselt ehitusvaldkonda ja nendele baseeruvalt ka suuresti kutsestandard, ka teedeinseneri kutsestandard on siis üles ehitatud ja need ametialad, need kompetentsid on seal siis ära kirjeldatud. Kuidas kutsestandard on üles ehitatud, et kutsestandard koosneb eelkõige 3 osast. On A, B ja C osa. A osa kirjeldab tööd, B osas on toodud ära töö tegemiseks vajalikud kompetentsusnõuded ning C osas on esitatud siis kutsestandardi koostamise ja kinnitamisega seotud info. Ja nii nagu ka Maris oma sissejuhatuses mainis, siis kutsestandardides on kirjeldatud ka tulevikuoskusi ja antud juhul teedeehitusega seotud olulisi tulevikuoskusi. Et need oskused on olulised ka täna, aga kindlasti üha enam ka tulevikus rolli mängivad. Ja võib-olla oluline, mis siin tasub ära märkida veel, et kõige tähtsam A-osaga seotult on siis kutsestandardi tulevane lisa 1, millest me edaspidi räägime, mis kirjeldab ära siis töökogemuse hindamisel erinevad teedeinsenerite kutsed ja nende erisused tulenevad siis pädevuspiiridest. Ja siin kõrval on toodud ka siis näide kutsestandardi A-osast, kuidas siis 7. kutsetasemel kutsestandardi A1 kohaselt on ära kirjeldatud, see ei ole täielik väljavõte, vaid sissejuhatav väljavõte sellest, et on ära kirjeldatud diplomeeritud teedeinseneri tase 7 töö. Väike näide ka osa A kohta, mis siis kirjeldab tööosasid, antud juhul siis annab indikatsiooni sellest, millistel kutsetasemetel, millised tööosad on standardis kirjeldatud. Antud juhul siis need veerud näitavad siin erinevaid kutsetasemeid, et vasakul siis 6 ja keskel 7 ja paremal 8 tase ja siit saab siis aimu sellest, et millised on need tööosad, mis konkreetsel kutsetasemel on edaspidises standardis välja toodud. A3 osa kohta väike näide, et milline peab olema kutsealane ettevalmistus mingil kutsetasemel, antud juhul siis on siin näitena välja toodud 6 ja 7 tase. Need küll jälle ei kirjelda kogu seda materjali, aga annavad aimu sellest, et millised ja mil viisil kutsealane ettevalmistus uutes standardites on ära kirjeldatud. Liikudes edasi B-osa juurde, mis siis, nagu eelnevalt sai mainitud, annab aimu
nendest kompetentsusnõuetest, ta koosneb 3 osast. B1 on ära kirjeldatud siis kutse struktuur, mismoodi konkreetsel kutsetasemel kompetentsusnõuet, mis on siis koosnevad üldoskustest, kohustuslikust kompetentsidest ja valitavatest kompetentsidest on ära kirjeldatud. Näitena kutsestruktuuri kohta on toodud see 6. taseme kohta siin. B2 osas on näide sellest, et mida kirjeldatakse konkreetsel 6. kutsetasemel ära üldoskustena, näitena mõtlemisoskus, ja B3 osas kirjeldatakse siis kompetentse, millistes pädevuspiirides ja milliseid ülesandeid ja millised on tegevusnäitajad, kus 6. taseme insener tegutseb. Kõikide kutsetasemete puhul nad on sarnaselt, aga erinevad siis kõikide nende oskuste kirjelduste osas. Ja kutsestandardisse on ka lisatud üldoskused, mille aluseks on siis oskuste kompassis kirjeldatud üldoskused, juba mainitud ja näitena toodud siin mõtlemisoskus, enesejuhtimisoskus, lävimisoskus. Ja mida uue kutsestandardi ülesehitus on tehtud, et läbivalt sai ajakohastatud ja ära kirjeldatud hinnatavalt ning tegelikele tööülesandele vastavalt kompetentside tegevusnäitajad. Ja detailsemalt tuleb nüüd neist konkreetsetest kvalifikatsiooninõuetest, millega siis kompetentsidele vastavust tõendama peab taotleja, neist eeltingimustest juttu läbi kutsestandardile lisaks saavast lisast number 2, kus siis nii eeltingimused, nõuded haridusele, töökogemusele, täienduskoolitusele on esitatud. Aga püsides veel kutsestandardi ülesehituse juures, siis nagu eelpool sai mainitud, viimane osa kutsestandardist on osa C, ja seal on siis esitatud üldteave ja erinevad lisad. Siin slaidi peal on siis see üldteave punktide kaupa ära loetletud. Ja see annab siis ka standardi kasutajale selle info, et kuidas kutsestandard on numereeritud, millal kinnitatud, mis kuupäevaga, kaua ta kehtib, milline versioon on ja kuidas ta seotud on siis Euroopa kvalifikatsiooniraamistikuga. Aga liikudes edasi ja avades nüüd natukene seda kompetentside taset, sai ka viidatud, et kutsestandardil on 2 lisa. Kõigepealt siis räägime lisast 1, mis siis annab taotlejale ülevaate sellest, millised on tööde keerukuse referentsivahemikud kutse taotlemisel ja millised on teedeinseneri pädevuspiirid töötamisel vastavalt kutsetasemel. Ja lisas 1 on siis antud need pädevuspiirid kutsetasemete kaupa ja seal on nad siis kirjeldatud täpsemalt. Siin on esialgu jagatud seda, mismoodi kehtivates kutsestandardis need pädevuspiirid on kirjeldatud, näitena siit toodud pädevuspiirid ametialalt ehitustegevuse juhtimine. Ja miks pädevuspiirid üldse on olulised, on seetõttu, et see on siis need piirid, mille raames kutsetunnistus annab siis selle omanikule neil seadusest tulenevatel
tegevusaladel ja alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna ja omal vastutusel teha seal tööd selles pädevuspiirides määratud piirangute ulatuses. Aga selline on ta täna veel kehtivates standardites kirjeldatuna ja nüüd uues standardis lisa 1 näeb välja järgnevalt. See on ka nüüd väljavõte, ei näita terviktabelit, näitab 2 ametiala osas ja 6. ja 7. kutsetaseme jaoks pädevuspiire. Ja nii nagu see mainitud, pädevuspiirid siis annavad ja selles tasemel ja sellel ametialal saadud kutse neil pädevuspiirides kutse omajale õiguse, näitavad ära õiguse tegutsemispiiridest või teisalt kirjeldavad siis seda, et millised on need tööd, projektid, mis oma peamiste tehniliste näitajate osas konkreetsele kutsetasemele vastavad. Ehk et kui vaadata siin näitena eesolevat tabelit diplomeeritud teedeinsener tase 7, siis on 2 veergu siin. Pädevuspiir kirjeldab siis seda vahemikku, milles taotleja võib tegutseda või kutse omaja võib tegutseda ja keerukuse referentsi vahemik näitab siis seda, et millised on need tööd ja projektid, mis kvalifitseeruvad sellele kutsetasemele vastavaks ja kui taotleja tuleb siis kutset taotlema või taastõendama, siis näidates oma kogemust, siis nende näitajate kaudu saab taotleja näidata, et tema tehtud töö või projekt vastab sellele taotletavale kutsetasemele konkreetsel ametialal, allerialal. Ja võib-olla siia tasub veel siis juurde mainida seda, et kui 7. ja 8. kutsetasemel on ametiala kriteeriumite pädevuspiiriks määratud piiranguta või piiranguteta, nii nagu on siin diplomeeritud teedeinseneri tase 7 pädevuspiiride puhul, siis või teisel juhul, kui keerukuse referentsvahemik on sama nii 7. kui 8. tasemel, siis 7. ja 8. taset eristab see, et 8. taseme töö oma tehnilistel näitajatel vastab küll samale tasemele, mis 7. tase, aga selle tööga kaasnevad veel selliste kriteeriumite määrangud, kui kas on tegemist mitte tavapärase konstruktsioonilahendusega, objektiga või liiklussõlmede rajamise terviklahendusega ja mis on eriti Eesti mõistes mastaapsed, keerulised ja innovatiivsed. Ehk et kui tabelis on määratud 7. tasemel piiranguteta ja sama kirjeldus on ka 8. tasemel ja kutset ka 8. tasemel antakse, siis see erinevus tuleb läbi nende kirjeldatud kriteeriumite või näitajate. Kuidas ja millistest osadest siis lisa 2 uues kutsestandardis koosneb? Ta sisustab ja koosneb 5 osast. Esimene osa näitab siis neid kvalifikatsiooninõudeid kutse taotlemisel ja taastõendamisel, mille näitena oli siis eelmisel slaidil olnud tabel, see on esitatud täpselt selle tabeli kujul. Selles lisas 2 on teine osa, mis kirjeldab ära täiendusõppe arvestussüsteemi ja printsiibid, kuidas täiendusõppe, mis on käsitletav täiendusõppena ja kuidas täiendusõppe mahtu või täiendusõppe
õppepunkte on võimalik arvestada või kuidas neid arvestatakse. Seal on ka lisa 3, mis loetleb ära alleriala ja ametiala spetsiifilised õppeained. Lisa 4 annab siis ülevaate sellised, et millised on töökogemus ja minimaalsed ajalised nõuded ametialade kaupa. Ja lisa 5 kirjeldab siis teedevaldkondade inseneride töökogemuse liike. Varasemalt, nii kui tänast esitlust sai alustatud, kõik need asjaolud olid samaväärselt kirjeldatud, küll erineva ülesehitusega, ja need olid leitavad või täna veel kehtivates kutsestandardites ja selle aluseks või selle taustal üles ehitatud kutse andmise korras lisades 1–3. Natuke lähemalt nendest kutsestandardi lisas 2 olevatest osadest. Nii nagu sai mainitud, siis esimene osa kirjeldab siis kvalifikatsiooninõudeid kutse taotlemisel ja taas tõendamisel. Varasemalt olid kutse andmise või varasemalt täna veel kehtivas kutse andmise korras olid seal lisas 1 kirjeldatud ära selle jaoks tava ja mitmed erijuhud. Nüüd neid on natukene kokku tõmmatud, nad on kirjeldatud küll variantidena, aga selguse mõttes ja seose loomiseks tänasel kehtiva kutse andmise korra ja standardiga siis on välja toodud ka, et kui on variant 1, siis selle puhul on tegemist niinimetatud tavajuhuga. Ja väga lihtsustatud juhtu 1 rakendatakse siis juhul, kui taotlejal on teedeehituse eriala kõrgharidus. Juhtu 2 rakendatakse siis, kui taotlejal on teedeehituse erialast erinev muu ehituse eriala või tehnikavaldkonna eriala kõrgharidus või tal on ka üldkeskharidusel põhinev erialane keskharidus. Sel juhul küll saab taotleda kutset vaid teedeinsener tasemel 6. Või kui taotlejal on ka teedeehituse erialast erinev ehituse eriala või tehnikavaldkonna eriala magistrikraad või eriala bakalaureusekraad, siis sellisel juhul on võimalik taotleda kutset diplomeeritud teedeinsener tasemel 7. Ja võib-olla siin näitena toodud väljavõttest uue kutsestandardi lisast 2 tasub tähelepanu pöörata sellele, mis on erinev ja uus võrreldes täna veel kehtivaga, et hariduseelduste seadmisel ühelt poolt lähtutakse sellest, et milline on siis taotleja erialane haridus, aga teisalt ka sellest, palju ta siis selle erialase hariduse omandamisel on läbitud erialaga seotud õppeainepunkte ja lähtuvalt sellest, millisel allerialal või ametialal taotleja kutset taotleb, milline on siis sellele taotletavale allerialale ametialale vastav eriomaste õppeainete akadeemiliste õppepunktide maht. Et näitena diplomeeritud teedeinsener tase 7 eeldatakse, et on eeltingimuseks, et erialaga seotud õppeainete ainepunktide maht peab olema vähemalt 75 EAP-d ja sealhulgas siis konkreetselt allerialale ja ametialale eriomaste õppeainete maht on 33 EAP-d. Nendeni me jõuame ka ja need erialased õppeained ja taotletavale alleriala ametiala vastased eriomased õppeained on siis ära kirjeldatud selle standardi lisa 2 osas 3. Lisa 2 puudutas siis täiendusõppepunktide arvestussüsteemi. Selle aluseks on siis kehtiv kutse andmise kord ja selle lisad, kus siis on esitatud need nõuded haridusele, täienduse töökogemusele
et antud juhul siis täiendusõppe puudutavalt uues standardis sai need nõuded kirjutatud selgemaks ja esitatud tasemeti võrdlevas tabelis, et mõista paremini nende sisu ja rakendamist. Täpsustatud said, et mis siis täiendusõppena arvestatakse, see teksti, mida hetkel slaidil näete, pisut erineb sellest, mis on kehtivates ja mida siis täiendusõppe vaates kehtivate kutse andmise alusdokumentidega muutus see, et kuidas siis täiendusõppe arvestamine toimub lõputööde retsenseerimise ja juhendamise puhul. Lisa 3, mis siis kõneleb hariduse eeltingimuste täitmisest Alleri ametiala spetsiifiliste õppeainete loeteluga kaudu. See koosneb 5 osast. Esimeses osas on siis ära kirjeldatud selle teedeehituse erialaga seotud õppeained, nagu eelpool sai juba viidatud. Siin paremal pool on ka näide, samuti eelpool olnust, kus siis see nõue kohaldub. Lisas 3 on siis punktides 2-4 on toodud õppeainete loetelud, mis siis hariduse eeltingimuse täitmiseks rakenduvad selle konkreetse alleriala või ametialal kutset taotledes ja tähelepanu tuleb veel pöörata seal ka punktile 5, mis sätestab, et kui kutset taodeldakse allerial teed, siis peab taotleja igal juhul olema läbinud õppeaine teede projekteerimine ning kui taotleja taotleb kutset allerialal sillad, siis taotleja peab igal juhul olema läbinud õppeaine sillad ja sillasambad. Aga oluline on siin, et läbi aja õppeasutuste õppeainete nimetused on muutunud, on lisandunud, vähendunud ja täielikku loetelu ja tänasele olukorrale üks-üheselt vastavat loetelu kutsestandardis anda ei saa. Sellepärast on sinna toodud ka märkusena see sisse, et taotleja poolt läbitud õppeainete nimetused ei pea vastama üks-üheselt standardis kirjas olevate õppeainete nimetustele. Seal võib olla erinevuse, aga taotleja ise peab hindama, et kas see õppeaine nimetuse kaudu selle tema poolt läbitud õppeaine eelduslik sisu ja sealt saadud õppeväljundid on loetelus oleva õppeaine kohased või sellele vastavad. Lisa 2 osa 4, mis siis esitab eeltingimused töökogemusele minimaalselt ja need ametialade kaupa. See rakendub nii ühel alleril ametialal kutset taotledes kui ka juhul, kui taotleja taotleb ühe taotluse raames kutset mitmel allerialal ja ametialal. Ja siin on võrdluseks toodud siis vasakul on uus kutsestandardi lisa 4. osas kirjeldatud need töökogemuse nõuded ja paremal pool siis on vana. Väga lihtsustatud peaasjalikult, mida võrreldes vanaga ehk täna kehtivaga tehti, neid kuunõudeid läbivalt ühtlustati ja täna seekaudu ka taotlejal on lihtsam, et reeglina töökogemusena ühel allerialal ja ühel ametialal kutset taotledes sõltuvalt siis kutsetasemest on töökogemuse eelduseks kas 18 kuud või siis 22 kuud.
muutumatu on see, et seda töökogemust reeglina saab siis tõendada 6. ja 7. kutsetasemel viimaselt või eelnevalt 7 aastat ja kutsetasemel 8 eelnevalt 10 aastat. Lisa 2 5. osa, mis kirjeldab teedevaldkonna inseneride töökogemuse liike. Täna nad on esitatud kutse andmise korras ja viisil, nagu näitena antud slaidil on alumine tabel ja uues kutsestandardi lisa 2 5. osas näeb see tabel välja siis selline, nagu ta on üleval. Mis sa tahad vaata? Ja asjalikult. Ei pane sulle praegu kõrvaklappe. Aga sa tahad traktorit vaadata või? Me võib-olla kõrvalkõneleja korra vaigistada. Peaasjalikult, mida võrreldes töökogemuse liikide tabeliga täna kehtivaga tehti, oli siis see, et täpsustati sõnastus, tehti seda selgemaks, lihtsamaks ja arusaadavamaks, et siit taotleja peaks siis jätkuvalt saama kätte selle info, millised on need töökogemuse liigid, mis kohalduvad kutset taodeldes mingil ametialal. Sellega kutsestandardid puudutavalt ja seal toimunud muutustest on nagu lühi ja kiire ülevaade antud. Liigun veel nüüd kutse andmise korra juurde. Kutse andmise kord, nii nagu sissejuhatuses sai öeldud, muutub täna olemasolevaga võrreldes siis seevõrd, et sellest saab dokument, milles eelkõige reguleeritakse menetluskorda, et mis erialal, allerialal, ametialal kutseid teedeinsener üldse taodelda saab, millised on need alusprintsiibid ja kuidas ja milliseid tegevusi kutse taotlemisel taotlejalt eeldatakse ja millised on need protseduurid ja tegevused siis taotluse hindamisel, kes seda teevad ja kuidas siis kutse andmine üldistavalt toimub. Teedeinseneride puhul, nagu ka eelnevalt on jutuks olnud, kutseid antakse siis kahel allerialal, need on teed ja sillad. Ametialade arv neil pisut erinev. Seda ma siin ette lugema ei hakka, siin on slaidi peal see nähtav. Mida tasub tähele panna ja võrreldes varasemaga, mis on muutunud või mis on muutumas allerialal teed, lisandub ametiala auditi tegemine. Allerialal sillad ei ole enam eraldiseisvalt ametiala korrashoid, viimane siis sisaldub ametialas ehitustegevuse juhtimine kui töö osana. Ja tasub tähelepanu ka seda panna, et kui taotlejale antakse, ta taotleb ja talle antakse kutse 8. tasemel spetsialiseerumisega ehk allerialal teed, ametialadel projekti koostamine või omaniku järelevalve, on tal pädevus teha ka tee auditit ja tee projekti ekspertiisi. Ja sama kohaldub ka ametialal selle projekti koostamine või omaniku järelevalve, kui kutset taotletakse ja saadakse allerialal sillad, ka siis on taotlejal õigus sellist kutset omades tegutseda ka ametialadel silla auditi tegemine ja silla projekti ekspertiis. Ja oluline ja ülerõhutamist kindlasti tasub see, et mõlemad allerialad, nii teed kui sillad, sisaldavad ka rööbasteede ja neil olevate sildade ehitamist ja rööbasteede puhul siis kompetentside või
tööosadena ei sisaldu neis pealisehituse ehitamine. Kutse andmise kord koosneb üldiselt 12 peatükist, muuhulgas siin olulisemad ära nimetades, et teine peatükk siis sisustab kutse andmise raamistikus kasutatavad mõisted ja terminid. Kolmas peatükk kirjeldab ära eeltingimused kutse taotlemisel ja esitatavad dokumendid. Kuues peatükk kirjeldab taotleja kompetentsuse hindamisel kasutatavaid meetodeid ja kuidas see korralduslikult toimub. Peatükk 7 siis, kuidas kutse taotluse üle otsuse tegemine käib ja kuidas kutsetunnistuse väljastamine toimub ja 8. peatükk sisustab siis kutsetunnistuse kehtivuse aja, et kutsetunnistus siis kehtivuse alguseks loetakse selle osas otsuse tegemise kuupäeva ja kutsetunnistused on sellest kuupäevast, kui selline kutsekomisjoni otsus on tehtud, kehtivad 7 aastat. Ja veel kord tähelepanu juhtimiseks nüüd erinevusele tänase kutse andmise korra ja tulevase kutse andmise korra osas, et enam ei ole kutse andmise korral siis lisasid 1–3. Need on viidud siis kutsestandardisse, nagu eelpool rääkisime. Kutse andmise korras muus osas tehtud muudatused on siis eelkõige redaktsioonilised, et seal niivõrd võrreldes täna kehtiva kutse andmise korraga sisulisi muudatusi tehtud ei ole. Ja olemegi praktiliselt lõppu jõudmas. Nüüd eelneva räägitu osas toon siis välja veel punktid või mõtted, mis sai ka eelnevalt ära mainitud, aga millele tasub kindlasti tähelepanu pöörata. Need ei ole kõik erisused võrreldes täna kehtiva kutse andmise korraga, aga seal nagu tähelepanu saanud ja rõhutatult seekaudu kas siis sisult täiendatud või parandatud. Nagu just sai mainitud, siis teedeinseneride kutsed hõlmavad ka endas rööbasteede ja rööbasteedel olevate rajatiste ehitamist, välja arvatud siis pealisehitis. Oluline on tähele panna seda, et kui teedeinsener tegutseb tegevusalal, kus eeldatakse, et seal tegutsemiseks peab olema pädeval isikul kutse, siis pädevust ületava töö korral ta saab sellisel tegevusalal tegutseda ainult kas olles selle meeskonna liige, mida juhib siis vastava pädevusega ja sealt seda tõendava kutsega insener. Ja veel kord ka see, et kui kutsestandardi uues lisas 1 on kuskil ametialal 7. või 8. kutsetasemel määratud pädevuspiiriks piiranguteta või keerukuse referentsvahemik on sama nii 7. kui 8. kutsetasemel, siis neid 2 kutsetaset sellisel juhul eristab see, et 8. taseme tööd või projektid on reeglina mitte tavapäraste konstruktsioonilahendustega objektid või liiklussõlmede rajamise terviklahendused ja mis on kindlasti eelkõige Eesti mõistes mastaapsed, keerulised ja innovatiivsed. Täienduskoolituste puhul jäi vist eelnevalt mainita, aga oluline on see, et kui isik, kes kutset taotlema tuleb, siis soovitavalt võiks tema
täienduskoolitused enamjaolt olla seotud teedeehituse või ehituseriala puhul selle all erialaga, millel kutset tullakse taotlema. Tasub üle vaadata see, et mida arvestatakse täiendusõppena, seda võrdlust tänases esitluses siin tegema ei hakanud. Siin on väiksed erisused ja täpsustused võrreldes olemasolevaga. Ja nagu mainitud said, lisandunud on võrreldes ka olemasolevaga see, et kuidas ja milliste täiendusõppepunktide ulatuses taotleja saab näidata täiendusõppena erinevate tasemete tööde retsenseerimist või juhendamist. Ja üks oluline erinevus veel võrreldes täna kehtivate kutseandmise korra ja standarditega. Täna on hetkekavandis sisse kirjutatud selline võimalus, et kui keegi isik tuleb taotlema kutset ametialadel ehitusjuhtimine või ehitustegevuse juhtimine või õigemini taastõendama seda, siis sellisel taotlejal või taastõendajal on võimalik samaaegselt ka lihtsustatud korras taotleda siis omaniku järelevalve kutset. Aga selle eelduseks on siis see, et taotlejal peab olema vähemalt 5-aastane vastutava isiku tegutsemise erialane töökogemus ametialal ehitustegevuse juhtimine või siis 10-aastane vastutava isikuna tegutsemise töökogemus ametialal ehitusjuhtimine. Ja kui see eeltingimus on täidetud muude eeltingimuste kõrval, siis, või üks neist eeltingimustest, siis taotlejale saab väljastada ka kutse ametialal omaniku järelevalve, aga seda siis 1 aste madalamal, kui taotlejal on kutse kas ametialal ehitustegevuse juhtimine või ehitusjuhtimine. Aga selline sai siis kiire ülevaate võrdlusest ja kuidas on täna teedeinseneride kutse andmine reguleeritud, need alusdokumendid ja millised on need peaasjalikud olulisemad muudatused võrreldes uute kutsestandardite ja kutse andmise kavanditega. Et tänan kõiki kuulamast ja kui kellelgi on nüüd küsimusi tekkinud, siis püüan ka neile vastata. Nii, kas tahab keegi küsida? Nii, aga Otil on käsi püsti, palun, et. Aitäh. See kutseandmise kord ei olnud meil selles e-kirjas manuses, eks ole? Ja, kutseandmise kord ei olnud e-kirjas manuses ja seda tegelikult tingib see, et kutseandmiskord selle kinnitab kutsenõukogu, aga selle menetlemise kord ei ole selline, et peaks seda avalikule arvamusküsitlusele panema. Ja kutseandmise korras on täna ainult selline korralduslik pool ehk see, et millistele kutsetele teedeinsenerid annavad kutseid ja millal tuleb dokumente esitada ja millised need dokumendid on, millega siis tegelikult kogu seda, mida Tarmo täna rääkis, tõendatakse. Ja siis ka millist on hindamismeetodid, et seal ei ole muid tingimusi ka nõudeid enam kirjeldatud, et kõik on viidud kutsestandardisse. Ja seda juurde mainida ka, et nii nagu siin ettekande raames sai öeldud, et võrreldes täna kehtiva kutseandmise korraga seal väga olulisi sisulisi erinevusi ei ole, et see peamine erinevus on see, et nagu see mainitud, et kõik, mis puudutab kutseandmise eeltingimusi, neid detaile, täna kutseandmise korra lisaks olevaid lisasid 1, 2 ja 3, need on viidud kutsestandarditesse ja kutseandmise korda jääb siis see korralduslik pool, mis on ka tänases kutseandmise korras olemas. Okei, aga üks küsimus selle kutseandmise korra kohta veel, et seal on see komisjon nimetatud, et kuidas käib selle komisjoni määramine ja muutmine mingi aja jooksul või?
pead silmas kutsekomisjoni. Jaa. No, kutsekomisjoni koosseis saab paika tegelikult sel hetkel, kui kes iganes, kes on õigustatud huvi ja võimalusega konkureerib kutseandja konkursil, sellepärast et see on üks tingimus kutseandja konkursil konkureerimiseks, et taotleja esitab ka sinna tulevase kutsekomisjoni koosseisu, ka sisustades need kutsekomisjoni koosseisu arvatavat isikud ehk et mis on nende mis on nende hariduslik taust, mis on nende töökogemuslik taust. Sealt seejärel, kui kutsenõukogu esitatud taotluse või esitatud taotlustest ühe edukama välja kuulutab, see kutsekomisjon saab kinnitatud ja edaspidi see kutsekomisjon võib kas või elulistel põhjustel liikmelisuse osas muutuda, aga see protseduur on siis sarnane, et kui kutsekomisjoni liige vahetub, siis sarnastel alustel baasinfot andes tuleb see muudatus esitada kooskõlastamiseks kutsekoja juures tegutsevale kutsenõukogule. Ehk vastus sinu küsimusele on see, et kutseandja paneb kokku selle kutsekomisjoni. Küll on kutseseaduses teatud nõuded kutsekomisjonile ja kutsekomisjon pannakse kokku just siuke laiapõhjaline. Eesmärk on see, et kutse andmine toimuks erapooletult ja kutsekomisjoni liige näiteks ei tohi osaleda taotlejale kutse andmise otsustamisel, kui ta on osalenud hindamiskomisjoni töös või kui ta on seotud vahetult kutset taotlevale isikule kutse andmiseks ettevalmistava koolituse või väljaõppe korraldamisega või siis kui ta on kutset taotleva isiku tööandja ja nii edasi, et oluline on see, et selle kutsekomisjoni koosseis oleks selle taotleja suhtes juba võimalikult erapooletu. Tänan täpsustuse eest, aitäh. Nii, kas tahab keegi veel küsida? Mina küsin Tarmolt ise, et Tarmo, millal selle uue kutsestandardi alusel hakatakse isikute kompetentsust hindama ja uute nõuete kohaselt? Me eeldame, et peale nüüd järgmine nädal lõppevat arvamusküsitlust ja siis saadud tagasiside läbivaatamist saavad lõppkavandid kiiresti valmis. Kuupäev ei ole küll meeles, Maris oskab parim öelda, millal see kutsenõukogu on, kuhu siis need lõppkavandid kinnitamiseks esitatakse. See on nüüd aprillikuus, siin mäletame. 16. aprill. Ja kui seal saavad need kutsestandardid kinnitatud, siis selle järgselt me kuulutame välja või ütleme, et selle järgselt meie kutsekomisjon lepib kokku ja kuulutab välja järgmise kutse andmise vooru. Eelduslikult me oleme seda infot jaganud, et see siis uutele standarditele ja uuele kutse andmise korrale toetuv kutse andmise voor toimub selle aasta lõpus. Tõenäoliselt oktoobrikuus oli dokumentide esitamise aeg ja detsembri alguses on siis kutsekomisjoni istung, kus siis uute alusdokumentide kohaselt esmaseid kutsetaotlusi kutsekomisjon siis hindab. Ja mina eksisin ja kutse oli nõukogu kuupäevaga, see on 8, mitte 16. Nii. Aga hästi, kui rohkem küsimusi ei ole, siis oleme kenasti ka aega mahtunud. Selle sama salvestuse paneme meie kodulehele ka välja, et need, kes siiski oleks olnud huvitatud, aga täna ei osanud. Me katsetame seda formaati nimelt niimoodi üsna esmakordselt, et tutvustada standardeelnõusid just sellisel infotunnil. Ja tegelikult on mul hea meel ka nende osaliste üle, kes siin täna on, et ma arvan, et me kõik saime targemaks ja Tarmo sai kogemuse võrra rikkamaks. Jah, no ütleme, et tasub kindlasti siia lõppu veel öelda seda, et
tänase esitluse kaudu me püüdsime anda ülevaate sellest, et milline on siis uute kutsestandardi ja kutse andmise korra ülesehitus ja mis on need võib-olla olulisemad muudatused, aga nii nagu te nägite, need olid lihtsalt iseloomustavaks teatud kutsestandardi osade osas väljalõiked, tegelikult standard ise, kõik need alustabelid, lisad on palju pikemad, et neisse tuleb siis eraldiseisvalt süveneda, et saada tervikülevaade. Nii, aga aitäh Tarmole ja aitäh osalejatele ja soovin edukat standardi rakendamist ühel hetkel, kui see saab kinnitatud. Aga aitäh ja ilusat päeva!